Hommik reaalselt algas täna sellega, et panin selle, sul tavaliselt sõidab oma selle hoverboardiga siin tules ringi. Panin selle sinna alla, mis mul tuli meelde, et vahepeal, kui ma koristan ja siis mul on nagu selliseid asju vaja teha, et ma nagu ühest korteri otsast teise viin omal mingeid asju, lihtsalt tidying up põhimõtteliselt. Siis ma kasutan seda hoverboardi selleks, sest et selles 100 ruuduses korteris ikka annab kõndida edasi tagasi. Ja vahepeal, kui jalad juba valutavad sellest, kui palju ma reaalselt olen päeva jooksul teinud, siis see hoverboard aitab täiesti. Sol läks ära, Mark läks koosolekule ja mina nüüd panen ennast ruttu valmis ja siis ma hakkan tööd tegema. Sest et mul ei ole läpakat täna väga pikaks me hetkel. Oleme natuke aega seda läpakat jaganud siin Margiga. Enne meil olid eraldi läpakad, kuna me jagame. Siis me peame natuke puslet tegema, kes millal tööd teeb. Nii et ma arvan, et ma omal mingit erilist meiki ei tee. Sest et mul on täna ausalt olles suhteliselt kodune päev plaanis. Ja täna ma küll, või eile ma küll mõtlesin seda, et me ärkame vara, me teeme kõik asju, jada. Aga me ärkasime kell 9 äkki. Mis ei olnud nii vara, kui ma lootsin, aga it is what it is. Nii, olen valmis. Ja mu orhidee kukkus ümber. Never mind, ei hakka veel tööd tegema, hakkame koristama mulda. Ma ei saa aru, kuidas reaalselt iga kord, kui ma üritan tööd tegema hakata kodus, lõpeb niimoodi. Et ma lihtsalt teen mingit kõike muud. Ei. See nagu oks, millest tuleb uued õied. Okei. Mul jäi kuskil jutt pooleni, et täpselt siis, kui ma üritan alati nagu kodus tööd teha, siis juhtub mingid asju, kus ma teen kõike muud, aga mitte tööd. Ma tegelikult sai teada, et nad peaksid olema nagu läbipaistva spotis, aga mul ei ole seda praegu. Ja kui see siin selle plastiku sees on, siis nagu näha, siis ta kukub ümber, nii et peab lihtsalt siin hakkama saama praegu. Nüüd hakkame tegema. Ja vaadake, ma tahtsin näidata. Ma sain nii armsa märkmiku Tigerist. Appi, millised võrmed on. Aga see on nagu, see ei ole selline pilt lihtsalt, vaid see on nagu kangas. Ja see keskmine lill siia on peale tikitud. Mega armas on. Igal juhul. Siia ma kirjutan kõiki oma asju, mis mul on vaja meeles pidada. Ja siis ma tahtsin veel riideid ka triikida. Need on nagu paberil, need kõik asjad, mis ma peaksid ära tegema. Ülejäänud asjad nagu toidu tegemine, koristamine, kõik sellised asjad on veel niisama ka, kuigi tegelikult ma eelmine nädal koristasin mega palju, nii et kodu on enamjaolt puhas. See nädal see diivan siit läheb lõpuks ometi ära. Siis need asjad ukse juurest, meil on nagu hunnikute viisi asju lihtsalt declutterinud, mida ei ole vaja, sest et üks hetk me mõlemad Margiga hakkasime tundma, et siin on nagu jõhkralt asju lihtsalt ja me olime mõlemad nii ülestimuleeritud. Nii et korra isegi mõtlesin, et äkki paneks kuskile Vintedisse või kuskile müüki mingid riideid ja siin jalanõusid, kontsakingi, aga ma reaalselt ei viitsi. Sest et see 3 €, mis ma saan nende asjade pealt, ei ole nagu minu jaoks väga väärt seda. Ja ma ausalt öeldes väga ei tahaks nagu alla selle ka püüa, sest et minu arust nagu kui need ei ole just mingid firma asjad või siuksed asjad, siis minust kasutatud asju ei peaks rohkem kui mingi 50 sendi eest müüma.
reaalselt ei saa aru, mis teema sellega on, et kõik herilased, kes tuppa tulevad ainult alati siis, kui Marki ei ole. Is taking the time to move things and clean behind them, like moving the coaster out. I don't know why, but I'm like allergic to that kind of thoroughness. Ma vahetasin oma riided ära, sest et ma lõpetasin praeguseks oma töö, sest et Mark võttis, veider tunne on mu sõrme peal, Mark võttis läpaka kaasa ja läks oma kohtumistele. Seega ma teen mingit koduasju nii kaua. Ma üritan täiega välja mõelda. Ma tahaks selle veemasina kuskile panna, aga ma ei tea kuhu. Sest et enne see oli seal nurgas, aga ma ei taha enam, et see oleks seal nurgas. Ma tahaks, et see KitchenAid oleks seal nurgas. Siis, või noh, igal juhul, mul on vaja sellele koht välja mõelda. Siis mul on vaja need müüki panna. See video, mida ma praegu monteerin, on see nädal enne pulmi ja seal me alles panime neid plaate üles, vaata, me käisime toomas ja nüüd me oleme need ära värvinud, ma näitan siis, oleme ära värvinud ja seal samamoodi, ma näitan pärast lähemalt, aga no see on oluliselt parem kui see, mis oli enne ja see on ajutine, nii et me saame seda lihtsalt ära võtta ükskõik millal me tahame ja seal ei ole isegi mingit järge või jälge, et see oli. Aga mul on vaja oma juuretist toita ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, kui palju ma teda toitma pean. Ma peaks ChatGPT-lt küsima. Kuna ta tavaliselt nagu, ta tõuseb nii vähe või mis see sõna on. Ta nagu läheb mulliga. Et ma olen natuke segaduses. Ma ei saa aru, kas mul oli midagi käes, et mul nagu süke... Või tavaliselt kunagi nagu, kui ma tegin kontoritööd, siis mul käed olid nagu laudade peal hoidmisest nagu hiire ja noh, selle tegemisest, vaata. Olid mul need 2 sõrme, olid kogu aeg tuimad. Aga mul on... ma ei tea, vist on näha. Aga nagu siin kohas on siuke tunne, nagu ma oleks mingi ära põletanud või midagi ja siis siin samamoodi. Nii et ma võtan uue purgi, panen siia natukene ja siis vaatan, kas ma saan ta natukene rohkem tõusma, sest ma kardan, et ma tegelikult olen talle lihtsalt liiga vähe süüa andnud. Sest et ta tõuseb küll nagu mingi niimoodi, aga noh, see, kuidas tegelikult ta tõusma peaks, on nagu palju. Seega ma küsin ChatGPT käest ja siis ma vaatan, kui nagu valed mul need kogused on olnud ja ma jahuks tema toitmiseks kasutan seda koksvere veski mahenisu püülijahu, seda siin. Ja nad saatsid, ma mäletan vist see sama video. Mul tuli just meelde, et ma ütlesin seal vale nime, ma ütlesin seal vist mingi koksvere, ei, midagi ütlesin valesti. Igal juhul nad saatsid täistera nisujahu, siis nad saatsid mahetäistera tatrajahu ja mahetäistera kaerajahu. Ja siis mul on täiesti tavalist nagu poe nisujahuga. Ma mõtlesin, et ma teeks video, kus ma prooviks teha tavalise nagu poe nisujahuga ja siis mahenisujahuga 2 eraldi juuretise sai ja vaadata, kas neil on midagi erinevat. Võib-olla selle juures, kuidas see kerkib, midagi ennast. Nii, vaatame. Enne ma olin kuidagi väga kollane. ChatGPT ütles mulle, et ma peaksin panema 50 grammi juuretist, 50 grammi jahu ja 50 grammi vett. Nii et vaatame, palju mul seda juuretist siin on üldse. Ma arvan, et mul on kuskil üle 100.
ja mul tegelikult ongi vaja, et mul oleks seda palju, sest et kui ma teen 2 saia, siis ühe saia peale minu arust mul oli vaja mingi 140 grammi juuretist. Seega mul on põhimõtteliselt vaja 2-kordistada see omal siin. Mul on kõvasti üle 100, mul on 177 ütleb praegu. Ma proovin saada äkki 180. Nii, ta on valmis. Ma ei keera seda peale, lihtsalt panin ja vaatame. Kas siit tuleb midagi? Hallo? Nii. Ma ei tea, mis ma selle teisega teen. Kas ma lihtsalt toidan ta äkki tavalise jahuga. Ja ma ei tea, äkki keegi tahab. Pakun oma Instas, et äkki keegi tahab. Ma ei tea, ma proovin natukene teda toita ja hoian paar päeva. Vaatan, kuidas sellel läheb ja siis vaatan, et äkki keegi tahab. Tavaliselt mul on alati jahu olnud kuskil kõrgel. Aga kui siia kolisin, siis panin ühte siia alumisse sahtlisse ja nagu jahu on nii raske, mul on see sellises nagu hoidjas ka, mis ma vanaemalt sain koos selle suure lusikaga. Et seda kuskilt alla kiskuda minul kui väga lühikesel inimesel oli suht tülikas ja nüüd siin all hoida seda, hoiustada oma asju on nii mugav. Et ma saan lihtsalt sahtlist võtta ja siit peale panna. Nii, ja nüüd vett 80 grammi. On juba kuum. On jah? Natuke läks aega mööda. Mark oli kodus, sõime lõunad ja vau, mis ilm. Ma samal ajal kui kodus oli, siis ma sain teha põhimõtteliselt enamus oma videost valmis. Ei, ma lõpetasingi oma video ära. Appikene. Siin on nii mõnus tegelikult. Mul oli kahju Margist, ta läks uuesti välja. Kuskile kellegagi mingile kohtumisele appi. Aga sellist vihma ei ole just kuigi tihti, mis nagu katab selle terve suure nagu akna ära. Ma ütlesin Margile, et ta võtaks vihmavarju ka kaasa, kui ta välja läheb. Ja täiega vedas, et ta võttis, et muidu ta oleks praegu läbimärg. Ma ei tea, ma ei viitsi kuidagi üldse midagi teha, kuigi tegelikult oleks päris mõnus, kui ma paneks mingi sarja peale ja siis ma hakkaks vaikselt triikima ja siis ma saakski triikida lihtsalt mingi paar tundi. Sest et minust mul on enamus asjad tehtud, appi mu nägu ja aga mul on enamus tööasjad vähemalt tehtud. Ma tegelikult tahtsin paarile ettevõttele ka kirjutada, aga okei, ma teen selle ära ja siis lähme uute asjade juurde. Mul tulevad jälle külalised pühapäeval või noh, meil tulevad külalised pühapäeval. Ja siis ma mõtlesin, et ma nagu ikka teen midagi magusat, teen midagi soolast ja et ma tahaks teha mingit uut kooki, mis ma pole enne teinud, sest et mul on olnud natukene kõrini nendest kookidest, sest et ma ei tea, ma olen need sama magustoitu teinud nii kaua juba. Et ma nüüd otsin oma kokaraamatutest midagi, mida ma pole enne teinud. Mul on siin üks, mis oli mul lapsepõlves. Tõeliselt nutika perenaise kokaraamat. Kodused toidud konservidest. Vaatame. See on mul lapsepõlvest saati. See oli mu ema oma. Ja siis ta andis selle mulle. Ma ei tea, kas see magusat on. Minu arust oli kunagi. Mu ema need märkmed on siin nii alused.
siin oli tegelikult maasikajogurtitort, aga ta kirjutas siia kirsi ja siis ta tõmbas maha. Oota, see tundub nagu midagi, mida ma oleksin teinud väiksena. Ja mis, kui sa näed seda, ma tean, et sa näed seda, siis ütle mulle, kumb meist seda tegi. Ta on nagu maha tõmmanud, siis kirjutanud juurde on. Okei, ja tegelikult see tundub nagu mina. Ja mu emal ei olnud selline käekiri. See olin kindlasti mina. Mu ema ei kirjuta niimoodi, mu ema kirjutab nii ilusti. Ma ei saa aru, kuidas mu emal nii hea käekiri on. Okei, siin oli ainult 2, ma jätan need alles. Ma ei mäleta praegu, kus mu teised. Karamellitort. Küpsised või tume šokolaad, veel võid, suhkur, kondentspiim, toorjuust, vahukoor. Ja see on kõik. Ma olen tagasi oma lemmikohas, seekord me teeme focacciat. See paar tundi, mis mööda on läinud, see juuretis on isegi kasvanud natukene. See oli võib-olla enne siin, aga ta kindlasti ei ole see, mis ta võiks olla. Siis mu focaccia retsept, või mitte retsept, vaid tainas on siin. Ma ei oska seda veel kommenteerida, see näeb välja nagu mingi plöga. Aga focaccia veits peabki olema selline, sest et muidu ta ei ole nii õhuline ja nii siuke kerge, kui ta peaks olema, seega ta siin ka kerkib ja ma loodan, et mu pärm oli elus, sest et ma leidsin selle lihtsalt omal siit küpsetusasjade karbist, muidu mul ei oleks olnud seda. Appi, mu kapid on nii asju täis, igal juhul. Praegu mul sai köögis suht kõik tehtud, ma võtan uuesti arvuti ja hakkan uuesti tööd tegema. See on tegelikult suhteliselt mõnus, et ma olen saanud nagu kuidagi, et ma pole pidanud nagu järjest tegema neid tööasju, vaid et ma olen saanud lihtsalt niimoodi, et vahepeal teen mingi koduasja, siis tööasja, siis küpsetan, siis söön keeksi, siis koristan, kastan oma lilli ja igal juhul nüüd hakkab vist ilm paremaks ka minema natukene. Jep, vihm on mööda läinud. Video uploadib. Päike tuli ka isegi vahepeal välja. Ja nüüd ma otsustasin, et ma lähen lõpuks ometi. Ma lähen triigin riideid. Sest ma olen seda lükanud edasi nüüd juba mitu tundi. Siin on terve hunnik asju, mis ma pean ära triikima. Vaatame, mis ma mingi tunni aega tehtud saan näiteks. Ok, möödas on tund aega 40 minutit, ma ei suuda rohkem. Need püksid mul on vaja õmmelda ja siin on järgi 5 triiksärki ja triiksärgid võtavad nii kaua aega, et need jäävad siia, sest et mul on vaja tulla ja tegeleda sellega siin, panna ta ahju ja võib-olla sellega siin. Sest et mulle tundub, et ta enam rohkem ei tõuse vist. No nüüd ta on juba, mis mingi 2 korda rohkem, 2 korda tõusnud. See retsept ütles, et ma paneks siia peale rätiku, et ta saaks nagu teist korda ka kerkida, aga see tainas on nii märg. Ja see põhimõtteliselt sama hea, kui ma ei tea, paneks pannkoogi taigna peale rätiku. Tundub väga kahtlane, ma ei tee seda, ma jätan selle lihtsalt siia. Ma ei tea üldse, mis ma teen. Mul on
mul on vaja teha täna 45 minutit trenni, aga ma ei tea, kas ma teen näiteks pool sellest praegu, siis panen oma saia ahju, siis tulen tagasi. Jaa, Margil läheb tööl natuke kauem, aga ma mõtlesin, et ma teen pool sellest trennist praegu, siis ma panen oma saia ahju, siis ta peab 20 minutit umbes olema ahjus, siis ma käin kiiresti jooksmas ja siis kui ma tagasi tulen, siis ma võtan selle ahjust välja, käin pesus, siis saan süüa seda. Ja siis on, ma ei tea, kell on juba siis palju, sest et praegu on kell mis mingi 9 või. Tänane päev läks nii ruttu, mul oli nii palju tegemist ja ma tegelikult nii palju sellest ei jõudnud teha ka. Aga pole hullu, ma proovin homme ärgata varem, et ma jõuaks kõiki neid asju teha. Ma tahtsin focaccia peale teha seda katet, mitte katet. Nii et ma panin sinki, tomatit, küüslauku, basiilikut, midagi oli veel. Ja tšillipulbrit. Selline on see focaccia, mis ma tegin ja wow, nagu see on nii nagu bouncy, ei ole üldse kuiv. Täiega hea ja see juustu ja siingi kiht siin peal, pluss me panime seda ka juurde ja sellega on nagu eriti hea. Võt. Ja me võtame sibulat meie focaccia peale. Ja see sibul. Tahad nõustada või? See sibul, see lõhnab väga hästi. Tere hommikust. Teisipäev. Vot. Need vlogid on reaalselt ainsad asjad, mis hoiavad mind päriselt on track, mis päev on. Aga mis kell on mingi 9, kell ei tööta enam. Ma arvan, et patareid on lihtsalt tühjad. See näeb kuidagi nii ilus välja, ma ei tea, kas te näete. Herned, piima, hapukoor, kondenspahukoor, toorjuust ja kanakintsuliha, parmesan, šokolaad, rosmariin või tomatipastad, paprikad, sibulat ja kartulid. Ma lõpetasin kõik oma kõned ja siis ma hiilisin siia niimoodi, et ma sain Marki jälle ehmatada. Jah. Aga Mark tõi mulle midagi. Mis on mulle tõi? Oota, mis see on? Mingid pitsid või on need laste veiniklaasid? Ma vahetasin sul tigudel siin süüa. Üks vend on alati olnud teised selline, et kohe kui kaane pealt ära võtad, siis ta jookseb. Ta lihtsalt, ta ei taha siin olla, ta jookseb. Täpselt nagu siin on näha. Aga see üks oli siin nii nagu kuidagi ideaalses tigukujus. Oli seda suht naljakas vaadata. Ta sarved olid nagu üleval, nagu sellel siin. Ja siis ta lihtsalt nagu on paigal appi, mida see vend siin. Kui on üks mure nende tigudega kogu aeg. Näed tema siin.
nagu see, kuidas ta on. See, et ta sarved on nagu lihtsalt niimoodi üleval, siis ta seisab. Teate, väga haige on see, et nad ei tahtnud poe maasikaid. Nad ei võtnud reaalselt mitte ühtegi ampsu. Me ise mõtlesime, et teeme neile siin üllatuse. Paneme neile mingi uhke hea toidu, mida nad enne saanud ei ole, aga Mark läks ära, ta tuleb varsti tagasi. Mark ütles, et ta tuleb varsti tagasi, kuigi ma tegelikult mõtlesin, et ma hakkan kell 5 tööd tegema. Ja kell on 5 mingi 5 minuti pärast. Aga kuna ta varsti tuleb ja siis ma saan läpaka võtta, siis ma triigin need viimased riided ära, mis mul siin on. Ja teate, mis siis, et see nii kaua aega võtab? Triikimine tegelikult. See on suhteliselt mõnus tegevus. See on selline, nagu ma panen omale seal sarja, ma vaatan seda sarja, ma rahulikult triigin, ma ei võta üldse kiirelt seda. Või noh, ma üldse ei kiirusta. Aga samas ega ma aeglaselt ka ei tee. Ma teen ikkagi väga hoolikalt. Teen need bluusid siin ära, viimased asjad, panen oma sarja ja nii kaua, kuni Mark siis koju tuleb. Okei, ma rohkem teda ei ehmata. Vaata, ma triiksin kõik su riided ära selle eest. Vaata, ma triiksin kõik su riided ära. Tahtsin jagada teile, mis mul täna seljas oli. Aga need on küll siin lahti. Järgi mu sassis voodid, tähele pange. Aga mulle, ma ei tea miks, mulle lihtsalt täiega meeldib, kuidas see bluus nagu kukub ja kuidas see on nii süke ilus ja lendlev ja see on nii suvelik ja minu arust nagu meie Eesti suve jaoks on see nii ideaalne, sest et meie Eesti suvi on nagu näha 17 kraadi ja vihmane kogu aeg. Ja siis sellele ma mõtlesin panna mustad püksid, aga ma ei tea, mulle kuidagi lihtsalt meeldis see mõte sellest, et olla teksadega. Või sobitada see kokku teksadega, sest et see lisab sellele nii sellist nagu igapäevast tunnetust, et see pole mustade pükstega oleks olnud natuke võib-olla siuke viisakam ja pidulikum. Ja mulle nii meeldib kuidagi viimasel ajal, kuidas hele mulle sobib. Nüüd, kui ma pärast Itaaliat pruun olen, siis see hele sobib või heledad soonid kuidagi sobivad. Mis see heledad soonid, heledad toonid sobivad mulle kuidagi nii hästi. Total distance, 2 kilometers. Current cadence, 110 steps per minute. Möllatud ei ole jah, aga tuleb ka aru saada, et see on turniiri. Aga ja väga tihti ju me seda tippjalgpallis ei näe, et kohtunik kutsutakse seda videopilti vaatama ja ta ikkagi see läks täpselt nii, nagu ma lootsin. Meeskonnad justkui ei ole enam päris selles mängurütmis, et lõi korraks nagu... Do you really gotta awkwardly film me in the middle of the night with my dogs out? The dogs in question. For real? Selles suhtes on karm värk,
no arvestades seda, et esimesel poolel jättis siin ühe kollase andmata. With your dogs, muidugi filmis su vorba. Kui sellised jämedad eksimused nii-öelda FIFA arvates sisse lastakse, siis edasised turniirist võib... I know I won't, it's already